Jäneseisanda naeruplats. Ükskord kukkusid loomad isekeskis selle üle vaidlema, kes kõik see kangem naerulõkard. Üks arvas üht ja teine teist, vaidlesid nii ägedast, et varsti läks päris madinaks ja mölluks lahti. Koguni küüned ja kihvad, sõrad ja sarved võeti mängu, karvad kõigil vihast turris ja silmamunad verised. Nii ägedaks läksid teised kätte, kui arutasid, et kes see kogu jõugust see kõik see kangem naerulõkerdaja on. Ainult jäneseisand ütleb, et temal aitab sellestki, kui saab oma ette või oma pere ringis naerda. Liiatigi pole paljast naermisest miski tolku, kui ikka põle, mille üle naerda. Silub vurruse ja ütleb, et kui tema naerda tahab, siis temal selle jauks oma plats olemas, kus teda keski muu ei tüüta. Ütleb, et võib iga kell sinna minna ja ennast tühjaks naerda. Ei tea, loomarahvas, mis sest jäneseisanda jutust arvata. Imestavad, et kuidas ikka võimalik on, et temal siuke naeruplats olemas, kui teistel pole niisugusest asjast aimdustki. Kui seda jäneseisanda enda käest pärivad, kostab see, et loomal ja loomal on ju vahe. Ja küsib veel, et millest see siis tuleb, et üks on rikas, teine vaene? Ei no muidugist ei oska loomarahvas öelda, millest see vahe tuleb. Küsivad siis jäneseisanda käest, et kuda ta oskas seda oma naeruplatsi leida ja kust ta teada sai, et see just naeruplats on. Jäneseisand toksib endale käpaga vastu pead ja ütleb, et temal olla seal mütsi all ikka hoopis rohkem materjali kui ainult see, mida tihedate piidega kamm sealt välja toob. Nüüd loomarahvas pärima, kuda nad saaks sellele naeruplatsile silma peale heita. Jäneseisand ütleb, et kui ta neid ikka sinna lubab, siis tuleb neil ükshaaval tulla ja täpi pealt nii tallitada, nagu tema ütleb. No, oleks tartegu kohe enda hulgast see esimene vaataja välja valida ja et see esimene peaks ikka see rebase isand olema. No eks jõuavadki varsti ühe siukese lagedama platsi peale, nagu neid võib mõnikord tihniku keskel näha. Rebase isand küsima, et see ongi see paik või? Mina küll ei tunne, et mul siin rohkem naerutuju oleks, kui enne siia tulemist. Et ega jah, ei ole erilist imu küll lõkerdama hakata. Kui jäneseisand seda kuuleb, keerab ta otsa ringi ja teeb, nagu hakkakski tagasi kodu poole astuma. Nüüd hõikab rebaseisand talle järele, pea kinni, jäneseisand. Ma siin nii samuti viskasin suga vähekese naljapoolist. Nii samuti võid sa naljapoolist kodu oma eidele visata, rebaseisand. Ega ma enda tahtmisil siia tulnud. Sina olid see, kes lunis, et ma sulle oma naeruplatsi näitaks. Ja selle jaoks ma ka siia tulin. Aga nüüd paistab küll, et on targem tagasi keerata. No ei, rebaseisand lubab nüüd, et teeb kõik, mis kästakse. Jäneseisand näitab rebasele nüüd koha kätte ja ütleb, et nüüd tuleb tal täie hooga läbi nende põõsast ja väänkasvude joosta, siis ots ringi keerata ja kohe tagasi lipata ja sedamoodi kohe mitu ja mitu korda. No eks hakkabki rebaseisand lippama, lidub läbi põõsast ja väänkasvude, pambuse, puhmastike, mustasõstel põõsast ja kuslapuude ja lõi oma peakolu millegi vastu. Jäneseisand irvitas, mis hirmus. Rebaseisand nii maru vihane, et ei saanud sõna suust. See oligi siis naeruplats või mis? Jäneseisand kostab vasta. Ma ütlesin ju, et see siin on minu naeruplats ja ma võin seda veel uuestagi korrata. Mis ma siis sinu arvates kõik see aeg tegin? Kas sa ei kuulnud, kuda ma irvitasin?